Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, käes on 28. september, kell on natukene 11 läbi ja see tähendab, et digitund on eetris tehnoloogia, uudiste ja kommentaaridega. Saatejuhid ikka Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa ja meie stuudios on üks tühi koht ühele külalisele, kes siia kohe jõuab. Aga millest me räägime täna? Me räägime sellest, et Amazon, tohutu Ameerika tehnoloogiaettevõte, on toonud välja tohutu hulga uusi tooteid ja nendega seostuvad ka teenuseid. Ja kui hull see kõik on? Võtame kohe ette. Me räägime veel sellest, et Hans avastas, et tema kõrvaklapid on muutunud järsku üleöö palju paremaks ja muide Apple ei ole ainuke firma, kes seda üleöö teeb, vaid on ka teisi. Meil on üks oluline teadaanne Eesti koolidele või kõigile, kes harrastavad veel kaugtööd, kaugõpet üle Google teenust. Ja saate teises pooles räägime siis põhjalikumalt sellest, miks, kuidas, millega, kus kohas ja mis hinnaga panna oma telefonile kaitseklaasi, millised on erinevad tehnoloogiad, mis on nende plussid, miinused ja kõik, mis sellest teadma peab, saate teises pooles, aga lähme saate juurde. Digitund. Me hakkame siis uudistega peale ja vaatame siis otsa sellele, mille Amazon tõi välja USA-s ja esiteks võib ju korra kohe öelda, et mis te sellest Amazonist räägite, sest et Eestis neid asju ei müüda ja üldse see on meist nii kõik kaugel. Aga ometi Amazonil on tohutu mõju esiteks otseselt tarbijatele, küll need jõuavad ka Eestisse, võib-olla ringiga või viitega, aga teiseks see, mida Amazon teeb, see avaldab väga selgelt mõju teistele turuosalistele ja Amazon on mõnes mõttes väga tugev selline eeskuju ja uute toodetega, eriti kas või nüüd, mis eelmisel nädalal välja tulid, on nad ikkagi väga julged. Ja tegelikult on täitsa ootamatu, mulle tundub, et kui suur selline riistvara ambitsioon on Amazonil. Me teame, eks ole, paljud teavad teda kui kaubamaja. Tegelikult neil on, kui mitte suurem, siis väga suur pilveteenus. Oluline osa ka teie telefonides olevatest äppidest jookseb põhimõtteliselt Amazoni pilveteenuse peal. Võib-olla enamus. Ja siis kolmandaks nüüd tundub olevat siis tekkinud neil selline tavatarbijale suunatud riistvara äri ambitsioon. Ma ei tea, seni on, me teame, et Sony ja Apple on tegutsenud selles kategoorias, aga nad tõid eelmisel nädalal välja üle 10 uue toote ja mõnedest neist me võime siin ülevaate teha, pluss ühe uue teenuse, mis mingil hetkel võib-olla ka isegi meieni jõuab, aga räägime sellest, seal oli terve ports selliseid tavalisi tooteuuendusi, Amazoni nutikõlarid said uuenduse, uue välimuse ja nüüd näevad sellised ümmargused välja ja nad ütlevad, et seal on mingisugune premium Dolby sound ja muud huvitavad asjad. Nii palju, kui nende kasutajaid on. Mul on kodus, mina ei plaani vahetada, aga see oli selline nagu kohustuslik uuendus. Ja võib-olla esimene huvitavam asi, millest tasub juttu teha, on nende mängu streamingu teenus. Ja vaat see tundub küll, et on nüüd sellise tänavu aasta saab ta alguse, hakkab jõudma massidesse või tavatarbijateni. Ja ma arvan, et kui see tehnoloogia töötab normaalselt, siis järgmise mõne aasta jooksul võib sellest saada täitsa selline Netflixi sarnane uus asi. Aga meenutame korra seda, et konkurents on hirmus tihe. Mängu streamingu teenust ju arendab Google, Microsoft pakub, Apple pakub, Sony... Ei, Apple ei paku midagi sellist. No telefonides. Jah, nad streamingust sellist tõitega nagu selliste kuulsate suurte mängude streamimise teenust ei ole ja seal suurtest tegijatest on ju veel kõrvale jäänud Sony ja Nintendo, kellel on oma tegelikult eksklusiivsed mängud ja kes tahavad seda konsooli riistvara müüa. Aga Amazon läheb ikkagi sinna, kus on väga kõva konkurents. Ja, loomulikult, aga nende mänguteenus siis kannab nime Luna ja see toimib siis arvuti ehk siis Windowsi, Maci, nende enda Fire TV, iPhone'i, iPadi peal ja Android tuleb hiljem järgi ja kui see nüüd varsti millalgi avalikusette tuuakse, siis saab streamida üle 100 mängu. Nad teevad mingi spetsiaalse partnerlusega Ubisoftiga, kes on suur mänguarendaja, mis on Far Cry'd ja Assassin's Creed ja terve hulk muid ülipopulaarseid mängufrantsiise. Ja on eraldi pult välja toodud, mis on otseühenduses internetiga, mitte seadmega, kust sa seda pilti näed, on ju, vaid otse ühendub Amazoni serveri maailma kuhugi.
ja mulle tundub, et see mängustriimingu teenus on ikkagi täna ongi nagu Netflix, et sul peavad olema serverid ja teatud selline ütleme, tehnoloogiline võimekus ja siis võimekus nende mängutegijatega lepinguid sõlmida ja hopla, oledki turul. Ja ütleme siis mingi ligipääs tavatarbijale. Nii et see on minu meelest päris huvitav ja tundub, et kui juba nii palju suurfirmasid on selle rongi peale hüpanud, nagu sa ütlesid, Microsoft ja kes Google, eks ole? Google on ju. Ja Amazon nüüd ka minemas sinna, et siis äkki seal ikka on midagi, äkki tõesti on midagi. No see on kindlasti jah, ja väga suur küsimus on see tõesti, et mis on mänguvaliku ja hinna vahe lõpuks jääb ja kvaliteet ka. Tehniline kvaliteet, et su mängu teenus töötab, on ju, ja ma arvan, et Amazonil on siin väga kõvad trumbid taskus oma taristu poole peal. Ja küll, aga neil ei ole midagi, mis on erakordselt oluline selles äris, mängud. Ja eelmisest nädalast tuli ka uudis, et Microsoft ostis ära Zenimaxi. Bethesda stuudio, jah. Zenimax ise võib-olla firmana ei ütle midagi, aga terve ports väga tuntud mängufrantsiise on nüüd Microsofti taskus, üle 7 miljardi maksid nad selle eest. Ja kui sa arendad oma mängukonsooli ja või oma streamingu teenust, siis on ju oluline, et sul oleks mida inimestele pakkuda. Vaata, kuidas Netflix alustas ju niimoodi, et nad striimisid teiste inimeste toodetud seriaale ja filme, eks ole, teiste firmade toodetud. Ja üsna pea said nad aru, et selles mängus kaotus on kiire tulema, sellepärast, et selle teenuse hinna määrab selle filmi omanik. Ja ütleme puhtalt siis ka selle, et palju Netflixile kätte jääb. Ja konkurentsieelist ka ei ole. Sellepärast, et kui sa striimid Hollywoodi toodangut, siis pole vahet, kas sa ostad seda Google'i või kelle käest. Ja vaata, kui kiiresti nad hakkasid neid oma Netflix Originalsi tootma. Ja kui Amazon hakkas oma televisiooniteenust tegema, või seda Prime TV streamingu teenust, siis ka nad väga kiiresti võtsid rahakoti taskust välja ja hakkasid maksma eksklusiivsisu eest. Ostsid ära Top Gear'i. Just. Ja mängudes käib nüüd täpselt see sama, et kui sa striimid teiste mänge, siis selle hinna määravad teised. Või see on see põhjus, vaata, miks Spotify on läinud podcastingusse nii suurelt. Kulutavad 100 miljoneid, kui mitte rohkem dollareid podcasti firmade ostmise peale, sellepärast, et see on vähemalt midagi, mida nad siis omavad. Neil on mingi oma sisu, mida nad saavad inimestele striimida. See on siis vertikaalne integratsioon, nagu seda öeldakse, aga selge on see, et mängimises on nagu ikka viimased nädalad, aga viimased aastad näidanud tohutu kasv ja tegevus, et see on põnev valdkond. Jah, tundub küll, kui paljud inimesed peavad seda lihtsalt mänguks. Täpselt. Aga Amazoni me kõige viimaseks jätsime võib-olla kõige põnevama riistvara uudise nendelt ja see on ringi lendav kodune turvadroon. Mis kõlab täpselt nii imelikult, nagu see ongi. Jah, et see on selline pisikene droonikene, mis elab sul kodus kuskil koridoris või tal on oma selline pesa ja siis kui Amazoni turvasüsteem tuvastab, et su kodus on näiteks sissetungija, võib-olla varas kuskil tulnud või kui sa ise võtad äppi lahti ja ütled, ei tea, et kas ma ikka panin rõduukse kinni või kas trick-raud jäi sisse, et siis sa saad anda sellele ringi lendavale turvadroonile käsu, tõuseb oma pesast püsti, lendab su kodus sinna kohta, kus on parasjagu vaja, et kus siis varas passib või kus see trick-raud on, tal on kaamera ja läbi selle kaamera siis sina saad oma ekraani pealt kuskilt mujalt teisest maailma otsast vaadata, mis su kodus toimub. Millegipärast mul on tunne, et see on see 3. klassi leiutusvõistluselt on võetud see number 1 ka saanud idee ja teoks tehtud. Aga see on mu esmareaktsioon. Äkki selle vastu on tohutu nõudlusturul ja inimesed tahavad, et neil on lendav droon kodus, mis siis filmib seda sissemurdjat. See on väga lahe minu arvates ja eriti, kui sa vaatad selle drooni hinda $250, see ei ole see ei ole 2500, on ju. See on ikkagi, see on täpselt selline hind, aga et võib-olla tõesti, et algusest on selline lahe mänguasi ja ma ei tea, et kui palju, ma muidugi ennustan, et need inimesed, kes selle drooni ostavad endale, et ega see droon nüüd ülearu palju lennutunde ei saa. Ma arvan, et see on pigem siuke õhtune pea meelelahutus ja kõik tahavad näha, kes sul külas on. Et jah, no võtta, aga et kui tihti juhtub, on ju, et su koju tungib varas või kui tihti juhtub, et sul on vaja kontrollida, kas sa trick-raua jätsid sisse või kas sa ikka võtsid trick-raua välja, et ma arvan, et see droon saab lennata kogu oma elu ea jooksul heal juhul, ütleme, esimesed 3 korda lendab siis, kui sa tahad teistele näidata ja siis järgmise 10 aasta jooksul lendab veel 1,5 korda. Et enamjagu ta istub oma pesas, aga mõte on iseenesest minu meelest päris lahe. Mõtte eest tuleb anda 10 punkti. Ja omaette küsimus on, kas ma tahan oma koju lubada Amazoni lendavat kaamerat? No täpselt, mille pilt, ma selgelt olen veendunud, jookseb Amazoni serveritesse kuhugi. Jah.
aga noh, samas see pilt on juba ammu olemas nendest teistest kaameratest, mis mul kodus on. Jah, see tegelikult kogu see asi on nende poolt ära ostetud idufirmast Ring, et see turvadroon ei ole ka nagu mitte Amazon drone, vaid on Ring ja Ring ongi siis selline internetti ühendatud kaameraga uksekellade ja koduvalvesüsteem, et iseenesest on see väga kihvt ja nad on natuke selle privaatsuse peale ikkagi mõelnud ka, et näiteks kui see droon istub oma pesas, siis on kaamera füüsiliselt blokeeritud. Et ta lähebki sinna, kaamera läheb ka pesa sisse, et keegi sind kogu aeg ei jälgi ja on veel need drooni propellerid on siis ikkagi turvatud või kaetud, et kui ma ei tea, lillepukett või koer ette jääb, et siis sellest mingit suuremat kahju ei sünni, et see droon lihtsalt, ma ei tea, kukub maha või lendab edasi. Nii et, aga minu meelest täitsa ikkagi selle eest, et keegi vähemasti püüab ja midagi lahedat on välja mõelnud, mina annaks küll punkti, et ma ei tea, kas me peaksime seda ostma kõik tormama, see on eraldi küsimus. Aga vaat sellised uudised siis Ameerika maalt loodetavasti jõuab kunagi midagi meile ka. Me teeme pausi ja siis saab Hans rääkida oma kõrvaklappidest. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja pöörame nüüd korra pilgu Apple'i kõrvaklappidele, mille uudise sisu tegelikult on vist juba rohkem nädal aega vana, sellepärast, et suvisel ajal uut tarkvara eeltutvustades kuulutas Apple välja sellise tehnoloogia nagu Apple Spatial Audio, ruumiline heli. Ja nüüd sügiseks on see kohale jõudnud ja see on väga Apple'lik uuendus selles mõttes, et see töötab siis nende seadmetega, kõrvaklappidega, telefoniga, tahvlitega, mis inimestel on ammu juba käes, aga nüüd väikse uudise käigus öeldi, et teate, teie seadmete sees on üks seni peidus olnud sensorid ja riistvara. Te ei teadnud, et see seal on, aga me panime selle siin juba ammu selle plaaniga, et nüüd see tööle panna, et siis kõrvaklapid, mis on need kõrva sees käivad AirPods Pro versioonide sees, on peidus gyroskoobid, mis on siis pisikene sensor, mis mõõdab, et kuidas need klapid liiguvad peas, on ju. Kui sa pöörad, siis masin saab pea peal näiteks jah, või pööran pead vasakule paremale. Mida ruumiline helipilt teeb, on siis see, et seda on raske sõnadesse panna, aga mõte on see, et kui mul on klapid kõrvas, siis ma kuulen seda, mida näiteks minu ees olevalt ekraanilt, ma ei tea, videos räägitakse, saatesarjas või filmis. Nüüd, kui ma lülitan sisse selle ruumilise heli, siis ma ei kuule seda heli mitte oma nagu kõrvades, et see vasakust paremast kõrvast ei tule sisse, vaid see heli tuleb sealt minu silme eest 20 sentimeetri kauguselt. Et samasugune olukord, kui sa näiteks oled toas, sul on mitu heliallikat, sinust näiteks paari meetri kauguselt keegi inimene räägib, paremal on aken, kus tuleb tänavamüra, siis sa kuuled ka nende eri kohtadest. Ja seda on raske kirjeldada, kuidas see erineb, aga tagasi minna on veel raskem. Et see ruumiline heli, kui see seriaali helid tulevad sellest ekraanist, mis on sinust, ma ei tea, sinu ees on laual või üles, mitte üleval mujalt ruumist. Ja siis sa lülitad tagasi näiteks tavalise heli peale, kus heli on lihtsalt sinu kõrvadesse topitud, on ülikeeruline nagu üliraske. Aga mis see selline praktiline kasutusviis just on? Et ongi see, et sa paned, et sul arvuti on näiteks sul nina laua ees või laua peal, nina ees ja siis sa tahad, et see heli tuleks nagu sealt arvutist sinuni, mitte kõrvast. Seal on kaks praktilist väljundit. Esimene on nagu praegune ja teine on tulevikus. See praegune on see, et sa vaatad nagu kinos filmi, nagu on Dolby tehnoloogiaga kinosaalid, kus plahvatus käib sinu ümber ja selja tagant võib tulla hääl ja eest ja ta saab luua sellise ruumilise heli, mis on nagu jäljendab seda, mis ma ei tea, helikujundaja tahab. Ja see töötab praegu teatud äppidega. Ameerikas levivad igasugused HBO Go ja Hulud. Neid Eestis ei ole. Aga Eestis on Apple TV+, mis töötab ilusti ja seal tõesti need sarjad, paned tööle ja see mängib sinu ees. Aga naljakas on ka see, et see veel ei tööta selle Apple'i teleka Apple TV-ga, mis on peamine koht, kus seda siis kinosaali efekti nautida. Aga tegelikult ei ole mingit piirangut, millised äpi arendajad võiks selle tööle panna, ehk siis räägime mängudest, räägime muusika striimimisest ja selles mõttes on ega Apple ei tee üksi seda, et konkureerivad sellega näiteks Dolby Atmos for Headphones, mida väga pole levinud, aga mida Sony on öelnud, et PlayStation 5 väga oluliseks osaks saab ruumiline heli.
ehk siis praegu nagu seda telesarju vaadates on see nagu suu jääb lahti, et see on kuidagi nii loomutruu, aga ma kujutan ette, kui mängides see on järsku 3-mõõtmeline heli. Piu käib vasakul-paremal üleval. Aga mis nüüd tegelikult on see pikamajaline eripära on see, et seda kuulates oma kõrvades, et see heli on ruumiline, saab selgeks, miks Apple vaikselt arendab oma telefonides seda liitreaalsust. Sest see muudab põhimõtteliselt reaalseks selle, et mitte et ma ei näe, et minu ette tekib virtuaalselt mingi tegelane, vaid ka see heli, mis ta räägib, tuleb reaalselt sellest tegelasest. Et need on vaikselt klotsid, mida nad laavad selleks, et siis üks hetk tööle panna, et näete, meil on teile mingisugune teenus või nagu öeldakse killer äpp on ju, et mingi asi, mida inimesed päriselt tahavad kasutada. Praegu on see kõik tehnoloogia, mis on kihvt, aga sellel ei ole veel sellist rahvamassi nõudlust. Aga see on kihvt, et see töötab olemasolevate seadmetega, vaja teha riistvara uuendus ja saab järgi proovida siis kas või selle Apple TV plussiga. Et Eestis levi Netflix ei ole veel seda sisse lülitanud, jällegi see peaks olema tehnoloogiliselt mitte väga keeruline, et nende äpp hakkaks seda toetama. Nii et. Ja kui me juba kõrvaklappidest räägime, siis üks meie lemmik kõrvaklapi firmasid Jabra teatas, et nende kõrva sisse käivad pisikesed klapid Elite 75 tõh, mida me siin, mina ja Meelis oleme ka väga kiitnud. Nemad saavad tarkvara uuendusega müra selle eemalduse. Kujutad ette selline asi, sa oled ostnud klapid, millel ei ole aktiivset mürasummutust ja siis ühel päeval firma ütleb, et aga nüüd tuleb. See on juba nagu see Tesla territoorium, et auto teeb öösel endale upgrade'i ja siis midagi jälle juhtub. Aga see on, ütleme, tegelikult väga mõnus sellisele tänapäeva need tooted, olgu need Apple klapid või Jabra või Tesla autod, et sa ostad toote, millest sa tead, et sa areneb edasi oma elutsükli jooksul. See ei lähe aja jooksul halvemaks. Just. Jah, võib küll. See tarkvara valutab maailma. Aga muide tarkvarast rääkides, sa tahtsid meile rääkida Google Meetist. Oluline teade, ma arvan, Eesti koolidele, aga tegelikult teistele inimestele, kes kasutavad kaugtööks Google Meeti. Ja kui see pandeemia meil tuli kevadele, siis Google tegi suure kampaania käigus nii-öelda väravad valla kõigile, tulge tasuta, kasutage Meeti, tehke seal oma klassitunde, koosolekuid, kohtumisi. Aga selline väike tärnikene kampaania lõpeb septembri lõpus, ehk siis 30. september, kolmapäev, viimane päev, kui saab tasuta Meetis pidada koosolekuid, mis kestavad kauem kui tund aega. Samas muidugi, see oli, vaata see, Zoomil oli see piirang veel väiksem, kus oli 45 minutit. Zoomis saab pidada vist ükskõik kui pikkasid tasuta 2 inimesega. Ehk siis, kui sul on juba suurem hulk rahvast, aga siis 45 minutit. 45, kui ma nüüd peast võib-olla eksin, aga midagi sellist, siis väga paljud inimesed pidasid seda just ju plussiks. Eks ole, et põhimõtteliselt võiks teistpidi võtta, et selle eest võiks maksta, et koosolek, et teenusepakkuja hoolitseb, et koosolek ei saaks jääda lohisema. Et ma tegelikult arvan, et ka see Google Meeti tund aega, ütleme, ülikooli loeng on 1,5. Seal on probleem, tavaline koolitund on 45, on ju. Et saab hakkama küll, aga siis teada. Muide, mina võin siis öelda, et ma ei mäleta, ka eelmises saates ma vist ei maininud seda, et see Nvidia broadcast, mida ma siin olen reklaaminud, ehk mis võimaldab sul veebikaamera tausta asendada siis mõne pildi või tegelikult ka videoga. Olen seda nüüd nädalakese kasutanud suhteliselt aktiivselt ja ülihästi töötab. Et kellel on niikuinii mingisugune arvuti kodus, kus on Nvidia uuem mängurikaart sees, kellel on mingid sellised, ükskõik on need siis koolitunnid või ülikooli loengud või töökoosolekud, soovitan tõmmata Nvidia broadcast sealt alla nende kodulehelt ja proovida, et väga-väga hästi eraldab ikkagi taustal ole mustad nõud ja sassis voodid ja võimaldab tõesti panna sinna, mida iganes sa tahad. Aga meie saate esimene pool praegu on läbi, me teeme siia pausi ja siis jätkame juttu sellest, kuidas, miks ja millist telefoni kaitseklaasi panna. Tuleb välja, et see on lihtne küsimus, aga üllatavalt nüansirikas maailm. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja digitund jätkub ning me räägime nüüd sellest, kuidas panna kaitseklaasi või igasuguseid muid peeneid lahendusi, mis tänapäeval on, panna peale oma telefonile, aga võib-olla ka suurematele seadmetele ja meil on selleks abis spetsialist Elisast, Ivar Tennakese. Tere, Ivar! Tervitus! Räägi oma tööst, sina oled see inimene, kes näeb ainult katkisi telefone. No
jaa, põhimõtteliselt nii see on ja seda juba viimased 10 aastat Elisas. Kas oma telefon on terve või katki? Ma olen selles mõttes väga hea testsubjekt, et ma lõhun ise väga palju telefone oma meelega või sul kogemata pigem ja 2 väikest last ka, nii kes annavad oma panuse ka seal. See on vist üsna Eesti keskmine tegelikult ju, et telefonid käivad meiega kaasas, lapsed pillavad need maha, need purunevad või Eesti inimesed hoiavad telefone niimoodi nagu tead vati sees? Vaadates neid numbreid, mis Elisast läbi käib, siis ma ei julgeks küll öelda, et vati sees hoitakse, ikka kasutatakse nii nagu peab nagu telefoni peab kasutama, on ju. Ja. Aga me räägime siis nüüd täna natukene sellest, et kuidas oma telefone kaitsta ja katta ja ma ei mõtle siin neid suuri ümbriseid, vaid just neid kaitse igasuguseid klaase ja kilesid ja neid on terve müriaad ja igasuguseid erinevaid. Ma ei tea, kuidas sina neid jagaksid või mina tean seda, et sa saad osta poest mingisuguse sellise klaasi moodi asja ja kleepida peale. Kui veab, siis see läheb täpselt, kaamera auku igale poole ja kui ekstra veab, siis ei jää õhumulle, sinna alla on ju neid koledaid ja siis nagu justkui on. Ja teine variant, mis mulle ühes Eesti poes vähemasti pakuti, et andke oma telefon siia, et me viime tagaruumi, et meil on mingi masin, mis kuidagi sulatab selle kaitseklaasi sinna äärest ääreni peale. Sa ei ole kuulnud sellist asja? Olen ikka. Oled jah? Räägi nendest võimalustest natuke, et kas mingi on selline, mida nagu ei ole mõtet kasutada või mingi on selline, mida kindlasti peaks või on seal mingit vahet? No, kui me nüüd algusest alustame, et kui hakkad valima telefonile seda, mis kaitse ma paneks, et selline basic valik on seal, kas ma panen siis klaasi või panen kile. Aha. Et see valik nüüd tuleb teha, et otse loomulikult esmane valik, et ma peaksin valima klaasi või kile selle järgi, mis telefon mul on. Täpselt, et augud ja asjad. Ta on sellele telefonile mõeldud. Just, et mitte mingeid on kuskil näha olnud mingid universaalklaasid või kiled, et need võivad katta sensoreid ja kõike kuulereid, mikrofone, mis iganes, et sellel nagu ei ole tuuma. Ja siis järgmine valik tuleks teha, et kas kile või klaas. No, kumb siis? Mulle loogika ütleb, et klaas on ju parem, sest kile on pehme, määrdub. Minu loogikal ütleb, et klaas on ju samamoodi mõraneb nagu see klaas, mis seal all on. Et kumb loogika õige on? Et tegelikult mina ise eelistaksin ka klaasi, kui saaks panna alati, aga seal tulevadki nüüd erinevused mängu. On näiteks, kui on kumera ekraaniga telefonid, näiteks Samsungi puhul olid H-seeria telefonid ja sellised. Ja nüüd uutel seadmetel, millel on näiteks ultraheliga sõrmejälje lugeja, mitte optiline sõrmejälje lugeja, vaid ultraheli. See, mis on ekraani sees nagu? Just. Et seal on nüüd klaasidega see probleem, et osad klaasid on, enamus neid kumeraid klaasi on nii, et neil on liim ääres. Mis tähendab, et kui me paneme selle klaasi sinna peale, siis klaasi ja telefoni ekraani vahele jääb väike õhukiht. Ehk siis see ultraheliga sõrmejälje lugeja, see ei kipu töötama. Nad kipuvad halvasti töötama. Et sel juhul ma soovitaks panna ikkagi siis kilet, olgu ta siis hüdrogeel lahendus on sellele olemas. Aga see läheb niimoodi sinna klaasi peale, telefoni enda siis klaasi ekraani peale, nii et ta on põhimõtteliselt ilma õhukihita ja täiesti vastas. Just. Et ta on nii palju elastsem on see materjal seal, et ta läheb täiesti vastu. Kas mul on õigus, et see kile probleem on just selles, et ta on pehme või et ta nagu rikneb kergemini või? Jaa, kindlasti seal on nagu mitu asja nüüd, et üks on kindlasti see riknemine, eks klaasid ja kiled mõlemad nad riknevad, aga mis on minu jaoks klaasi peamine eelis, me võime pärast minna siin nagu detailidesse ka, aga peamine eelis on see, et klaas on tugev ja kui ta löögi saab, siis klaas läheb katki. Miks ma ütlen, et klaas läheb katki? See on väga hea, jah. See on ülihea. Kui me toome näiteks võrdluse jalgratturite kiivritega, need peavad ka kukkumisel katki minema, kui nad paugu saavad, et nad nii-öelda absorbeerivad selle löögienergia endasse ja purunevad klaasidega täpselt samamoodi. Klaas, kui läheb katki, on väga hästi, siis ta päästis su telefoni enda ekraani ja siis ta on oma töö ära teinud. Kindlasti tuleks see katkine klaas ka siis kohe välja vahetada. Et see on klaasi selline peamine eelis. Teine suurem eelis on siis selline real feel tal, kuidas see näpp seal peal libiseb. Et klaasil on siis, tavaliselt on 4 kihti neil. Kõige alumine kiht on siis liimikiht, siis on selline silikonikiht, mis hoiab seda klaasi koos, et kui ta peaks seal katki minema, et need klaasikillud sealt laiali pudeneks ja siis peal on selline
õli hülgab hästi õhuke nanokiht, mis see teeb, et sul ei jää näpujäljed esiteks sinna peale ja tekitab sellise hea fiili ka, nagu sa tõesti klaasi peal libistaksid, sest osad kiled on tõesti nagu kummine on peal, näpp jääb kinni ja see ei ole mõnus kasutada. Sisuliselt simuleerib see sama telefoni enda ja ekraaniklaasi, et kui ma võtan sellest karbist välja esimest korda selle uue telefoni, see tunne on mõnus, sest et klaas on mu näpu all siuke ülipuhas, värske tehast tulnud, aga kui ma kile peale panen, siis ma tegelikult ei saa kunagi seda tunnet tagasi. Kas see, eks peamine küsimus, ma arvan, inimestel on, et kuidas need asjad läbipaistvust mõjutavad, et tänapäeval ekraanid on super head, tihedad, eks ole, OLED värv siit ja sealt, kõik on nii kirgas ja kõik on nii mõnus ja et kui ma nüüd panen siia midagi peale, kas ma tegelikult kaotan, ma ei tea, olulise osa sellest, mida mu ekraan suudaks näidata? Täna enam ei ole seda, et ma mäletan, kui kunagi need esimesed kaitseklaasid tulid, nad olid pigem sellised plastikulised ja sellised, siis üritati neid teha just sellised, et nad ei läheks katki ja käisime kuskil messidel, nägime, kuidas raudkuule lasti sealt 2 meetri kõrguselt sinna klaasi peale ja jäi terveks, et eks seda on täna ka, aga selline plastik kindlasti murrab valgust seal peal natuke teistmoodi, kui on selline ilus korralik klaas, siis tegelikult ei ole sellist tunnet, et kui mingi nurga all vaatad, oleks kuidagi valgus murduks või need värvid läheksid imelikuks. No neid klaase on, eks ole, neid firmasid on minu meelest küll, ma ei tea, 10, kui mitte 100 kaupa ja tootjad ise pakuvad oma brändi alt ja siis on terve rivi neid ja üks tugevam kui teine on ju. Kuidas seal nagu vahet teha? Kas on mingid brändid näiteks, mida sa suudad esile tuua või ütled, et hinna järgi, et peaks olema klaas maksma vähemalt X eurot? Vaata sellele kumbagile, nendele libedale teele ma julgeks minna nagu hind. Üldiselt, mis määrab seal klaaside hinna, ega nad kõik on üpriski sarnased, jah, me saame eristada tõesti ülihead, ülihalbadest, aga nad jäävad ikkagi nüüd hinnaga. Seal hakkab mäng pihta, kes teeb fancy pakendi, kes paneb sinna pakendisse kaasa ka teise klaasi, kes paneb sinna piirituslapid, manuali, vägev bränding, suur tiim, kes käib messidel tutvustamas, kõik see palk läheb hinda. Et selles mõttes ma sinna hinna maailma ei julgeks üldse minna. Et kui mina hakkaks täna valima ja olen otsustanud näiteks valida klaasi endale, siis esmalt ma vaataks, et ta tõesti on sellele samale mudelile, istub ilusti. Nüüd see ilusti istumine on ka hea küsimus. Tihti kliendid küsivad, kas klaasi peaks istuma täiesti äärest ääreni, perfektselt äärest ääreni. Mina iseenesest soovitaks, et klaasi tohiks olla täiesti äärest ääreni. Miks? Siis ta jääb väga lihtsasti oma nurkade või nendega kuskilt hakkab lahkama. Peaks olema selline õrn vahe ka, et ja siin telefonidel on näha ka, et ma kasutan kohe võimalust, ma kirjeldan kuulajatele ka. Selleks nagu oleks arsti kutsunud saatesse. Ei tea, mul teinekord ikka nagu käsi valutab. Mul on klaas vist, ma olen kindel, klaas, aga mul on nüüd telefoni ekraani alumisest servast paar killukest on siis klaasid juba lahti tulnud, ma näen. Kas see on märk, et aeg oleks tegelikult vahetada klaas välja, kuigi ta ei ole maha kukkunud ega katki läinud? Mina vahetaks ta otse loomulikult välja, et ta on kindlasti kaotanud osa oma sellisest tugevusest sealt alt äärest ja esteetiline... No see on ka kole, on nõus. Siuke vana ja kulundi paneb välja. Õnneks ta on sealt läinud nii, et sealt ei kipu need klaasikillud näppu tulema telefoni lahti lükates. Ja ma vaatan enda, mul on täpselt sama asi, et ülevalt alt servadest on ikkagi, see klaas on üsna näritud juba, et mina ostan just mingid pakendeid, ma peast ei mäleta, mingi firma, kes saadab mulle alati 3 tükki pakendis ja huvitav on see, et ma aastaid praktiliselt üldse ei kasutanud neid klaase, mitte kunagi. Ja kordagi mu nutitelefoni karjääri jooksul ei juhtunud ka seda, et telefon oleks, klaas oleks katki läinud. Ja siis niipea, kui ma hakkasin neid kaitseklaase panema, nii ma vahetan neid 2-3 korda aastas, sest kogu aeg juhtub midagi. Sa oled ise läinud ilmselt nagu tead muretumaks. Ei, ma ei tea, võib-olla klaasid on ikka nõrgemad ka kui telefoni klaasid. Mis sina arvad? Jaa, esiteks ma selle eelmise teema juurde, et 2-3 korda aastas klaasi vahetada on igati okei. Selles mõttes, et isegi kui me ju seda klaasi tegelikult puhastame, me õõrume, olgu see varrukas või salfrätik, mis iganes, me õõrume seda õli hülgavat kihti sealt pealt ära, mis see tunnetus ei ole juba nii hea ja hakkavad näpujäljed üha rohkem peale jätma. Ma arvan, et selline 2-3 korda aastas klaasi vahetada on täiesti okei, isegi kui ta sul katki ei lähe. Nüüd selle klaasid veel, kui me tuleme selle valimise juurde tagasi, et
aga mis poes pannakse servast servani, öeldakse, täna telefon siia, et me katame nii ära, et sa ei saa arugi. See on mingisugune plastikulaadne toode või? Jaa, ta on sama, kas on siis näiteks hüdrogeel plastikulaadne lahendus ja seal siis spetsiaalne aparaat lõikab vastavalt seadmele täpselt selle tüki välja sealt. Okei. Aga klaasi niimoodi on väga keeruline vist paigaldada. Just. Okei. Me peame see pausi tegema, aga siis me räägime edasi kindlasti, sest tundub, et juttu jätkub ja mul on endal veel oma katkine telefon näitamata. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja me rääkisime sellest, kuidas oma hirmus kallist arvutit, mis meie taskus kohe kaasas on, aga kannab nime telefon, kaitsta, eelkõige siis füüsiliste vigastuste vastu ekraaniklaasiga. Ma olen ikkagi tegelikult hämmingus, mul ei ole päris selge. Sinu soovitus, millise ma peaks ostma? Näiteks minu praegusel telefonil, ma ei suuda meenutada, kust ma selle klaasi ostsin, aga ma olen nii 50% tõenäosus oli see, et ma tellisin ta kuskilt sealt Hiina netikaubamajast. Võib-olla see ei ole see mudel täpselt, aga ma olen sealt tellinud, ma mäletan. Kas mul nüüd tarbijana on vahet, et kas ma ostan selle siit kuskilt kaubanduskeskuse sissepääsu juures olevast letist, on ju, mida on päris palju, tellin sealt netipoest või kuskilt kolmandast kohast, et mis sa ütled, millega ma riskin? Ma nagu selliseid otseseid suuri riske peale pettumuse ja katkise telefoni ekraani võib-olla ei näe, aga eks seal on palju. Ta ei tapa sind. Aga et kui me tõesti netist tellime ja kuskilt Hiina netikaubamajadest, ma julgustaks tellima niikuinii üks tellimine, telliks sealt erinevaid ja prooviks. Sest ma ütlen, et üks hästi oluline asi selle klaasi kasutamise juures on ikkagi see igapäevane real feel, kuidas sa tunned. Osad klaasid on paksemad. Üldiselt on nad kuskil 0,2 mm, 0,3 mm, seal range'is, aga osad siis ta ei saa olla sul väga paks, see tekitab ebamugav tund. Samas, kui tal ei ole peal seda õlihülgavat kihti näiteks, ta kohe kleebib sul näpu all ja on seal näpujäljad peal. Seda nüüd netist tellides saab uurida, saab vaadata ja võib nagu õnneks minna. Samad küsimused saab alati esitada ju letis, kas või seal kaubanduskeskuse sissepääsu juures letis olevale inimesele. Aga ega muud riski ma nüüd selles osas ei näe. Siin võib-olla see tugevuse asi ka, et paljud siin, kes on siis brändinud ja näidatakse seal 9H selleks tugevuseks, siis mooniskaalal vastavalt sellele hinnatakse siis mineraalide tugevust alates seal talgist kuni teemantini välja, et see 1-10 talk on 1, teemant on 10, 9H tähendab siis ta on peaaegu teemant või? Peaaegu teemant põhimõtteliselt. Wow. Ja nad reaalselt ongi, et see karrastatud klaas tegelikult, aga see nüüd näitab seda kriimustuskindlust. See ei näita seda, et ta on nagu tugev kui teemant. Et kui paugu saab, et siis midagi juhtu. Ta on ikkagi õhuke, habras, aga samas ta nagu me rääkisime, ta peabki katki minema, kui ta paugu saab tegelikult. No ma tahaks rääkida ka telefoni tagaküljest, sest mulle tundub endale, et see on nagu probleem. Või et igapäevases kasutuses, see selline klaasi või ma ei tea, mis ta siin on, mõnel on plastmas, mõnel on klaas, et mind isiklikult ei häiri, sest et minu filosoofia on see, et asjad, mis on mõeldud kasutamiseks, peavad ka kuluma. No sinna ei ole midagi teha. Küll aga, kui ma nüüd peaks vahetama telefoni, tahan selle müüki panna, ei ole nirvan kellelegi öelda, et telefon näeb välja nagu uus, aga ma annan su kätte vaata taga, et servad on, eks ole, kulunud sealt, ilmselt see on vastu taskut käimist ja siis see mingi klaas või mis on kaamera osa ees, et see on mitu suurt mõra, ilmselt on ta siis mingil hetkel kukkunud. Kas ma peaks midagi tegema, et sinna ma ei saa ju panna kaitseklaasi? See on nii nagu on. On ka mingeid tagumisi või kaitseklaasi tagumisel korpusel. Ja, et neid saab ka panna. Aga mina nüüd ise, see sõltub, nagu ma ütlesin, ma suudan telefoni väga palju lõhkuda. Sul on kest ümber, on ju? Mul on kest ümber, et see kest kaitseb ka paugu eest kindlasti rohkem. Aga muide, mina just võtsin umbes sarnasest kestast välja iPhone'i, mis oli seal 2 aastat vist olnud või? Ja siis ma sain aru, et ma peaks põhimõtteliselt väga regulaarselt tegelema selle kesta seest poolt puhastamisega.
sellepärast et ikka ajapikku tead, mingisugune sodi läheb sinna vahele ja siis ta natukene tead, 0,5 millimeetrit loksub siia-sinna. Ja see iPhone, mis sealt kestast välja tuli pärast 2 aastat, seal ei olnud mingit vahet, kas ta nagu oli seal kestas või ei olnud või see näeb välja nagu samasugune nägi välja nagu minu Samsung, mis ei ole kestas olnud ja ka tagant on täksitud. 2 inimest stuudios hakkasid puhastama telefoniga. Et see jah, ühesõnaga, et kellel need kestad on, ma soovitan, et võtke võib-olla kord kuus sealt käige niiske lapiga üle, et sodi välja saaks. Ja siis omaette või mure, ma ei tea, kas sul on, Ivar, seda ette tulnud palju, aga need laadimisaugud kipuvad mul minema mingit sodi täis. Ma ei tea, kas nagu teksapükste taskust vaata tuleb seda, selle on inglise keeles pocket lint öeldakse. Õudne häda on sellega. Ja kusjuures see ei ole ainuke asi, mis teksapükste taskust telefonide külge tuleb. Mitte midagi hirmsat nüüd ei tule siit, aga tegelikult kui ma hoolduse poole pealt näiteks Elisas näen, et meil tuleb, vanasti oli eriti hästi palju telefone, kus oli kuulajarites sees suurem magnet ja mida inimene veel kannab endal taskus võtmeid, need tekitavad sükest mõnusat peenikest rauapurru sinna ja see magnet tõmbab nad kõik sinna kuulajarisse sisse ja siis inimese see helikvaliteet telefonil kadus ikkagi nagu väga halvaks ja siis saatis seadme hooldusesse, kus öeldi, et teie seadme kuulajarjava on rauapurru täis, et nagu klientidel oli see tihti nagu üllatuseks, ma ei tööta kuskil metallitsehhis. Ma olen tisler. Aga ütle, kas see jutt, mis me siin praegu räägime ekraani kaitsmisest, kas see kõik hakkab nagu hoopis otsa saama, läbi saama, et võtame kas või selle näite, et need viimased kõige peenemad telefonid, mis meil on, vist Samsungi Note'il sel suvel, oli juba, see klaas, mis tal on juba tehasest tulles, on nii tugev, et nad lubasid, et see peab vastu vist, ma ei tea, 2 meetrit kukkumist, midagi ei juhtu ja kriimustuste vastane. Et need klaasid lähevad ise juba selliseks, et pole vaja enam kaitsta. Seal on nüüd sul poolenisti õigus, aga väikse vimkaga. Nad on tõesti, need uued klaasid on nii head, libedad ja sellised hüdrofoobsed, et need kaitseklaasid täna ei taha enam sinna uutele väga hästi peale hakata. Selleks on see. Aga ka need uued telefonid ikkagi tõesti võib-olla, kui ta on kukkumisele nagu vastupidavam, aga oleme ausad, kui ta sul ikkagi meetri kõrguselt kuskile nurga peale kukub, siis see ekraan läheb katki. Ja seal ka tihti kaitseklaas so-so. Aga miks panna ka kaitseklaasi ikkagi sellele uuele telefonile? Üks on see, et ta kindlasti mingi protsendi sellest paugust päästab. Ütleme, et kui muidu oleks läinud katki, seal siis kas või 30-50% ei lähe katki, et ta on ikkagi ekstra layer peal. Aga nagu me rääkisime sellest fiilist ja sellest ekraani peal olevast õhukesest kihist, seda klaasi sa saad vahetada, kui ta muutub sul selliseks, et sinna hakkavad näpujäljed peale jääma ja näpp enam ei libise nii hästi. Telefoni nende uute Node'i ekraani vahetus on tunduvalt kallim lugu kui klaasi vahetus. Ja järjest kallimaks lähevad. Okei. Aga aitäh sul, Ivar, meie saateaeg on läbi, sellega on ka digitund läbi, aitäh ka kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Ja tänud. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.